Tere hommikut kõikidele, kes on sellel pühapäeva hommikul siia pühakotta tulnud. Ma tahaks alguses öelda ühe lühikese mõtte, mis mind on saatnud viimastel kuudel. Ja võib-olla selle mõtte võtab kõige paremini kokku üks viimases teekäijas olnud ühe artikli sissejuhatus. Ja see ütleb nimelt nii: meil ei ole vaja mitte rohkem ja paremaid jumalateenistusi, vaid igapäevaselt Jeesust järgivaid inimesi reaalses maailmas. Võib-olla me oleme kuidagi nagu traditsiooniliselt harjunud selle mõttega, et jumalateenistused, see on üks pühapäeva hommikune või mõnel teisel päeval toimuv jumalakojas üritus. Aga see, mille üle ma olen nagu viimastel kuudel mõtisklenud, on pigemini see, et Jeesusel tegelikult läheb korda ka kõik see, mida me reaalselt igapäevases elus, reaalses maailmas toimetame. Ja teadupärast me teeme seal suuremalt jaolt oma igapäevast tööd. Kes on pensionil, see tegeleb muude asjadega. Sinna hulka käib ka kindlasti erinevad tööd ja võib-olla veel rohkemgi kui tööl käivel inimesel ja veel erinevamaid töid. Aga tavapäraselt me tegeleme oma erialalise tööga. Ja see, mille peale ma olen mõtisklenud, et tegelikult läheb Jeesusel see väga korda, mida me teeme ja kuidas see õnnestub. Ja ma loen ühe lõigu piiblist, kus minu nägemuses Jeesus läks koos Peetrusega kalale või ta läks sinna Peetruse juurde, kui Peetrus oli kalal. Ja see oli peale Jeesuse ülestõusmist, kui Peetrus ütles jüngritele, et lähme kalale. Simon Peetrus ütles neile, ma lähen kalale. Nad ütlesid talle, me tuleme sinuga kaasa. Nad läksid välja ja astusid paati, ent sellel ööl ei püüdnud nad midagi. Aga koidu ajal seisis Jeesus kaldal, ent jüngrid ei teadnud, et see on Jeesus. Jeesus ütles siis neile, lapsed, on teil midagi leivakõrvast? Nad vastasid talle, ei ole. Aga tema ütles neile, heitke nood paremale poole paati, siis te leiate. Nad heitsidki ja ei jaksanud seda enam tõmmata kalade hulga tõttu. Nüüd ütles jünger, keda Jeesus armastas Peetrusele, see on issand. Simon Peetrus kuulnud, et see on issand, võttis kuue ümber, sest ta oli alasti ja hüppas järve. Aga teised jüngrid tulid paadiga, nad ei olnud ju kaldast kaugemal kui umbes 200 küünart ja vedasid noote kaladega. Kui nad nüüd tulid mäele, nägid nad valmis lõket ja selle peal kala ning leiba. Jeesus ütles neile, tooge neid kalu, mida te praegu püüdsite. Jeesus läks Peetruse juurde, kui ta tegi oma igapäevast tööd. Peetrus oli ju kalamees olnud ennem Jeesusega kohtumist. Ja ta õnnistas seda tööd, mida Peetrus tegi. Ja sellele Jumala õnnistusega oli see väga suure kordaminekuga. Ja mul käis üks koolivend GLS-konverentsil. Minu teada ta ei ole kristlusega varem seotud olnud. Ja päeva lõpus ta ütles huvitava mõtte, ütles, et ma ei olegi ennem niimoodi mõelnud, aga see vist on tõesti tõsi, et Jeesus on maailma parim juht olnud. Ja sealt seda mõtet edasi arendades, ma arvan, et Jeesus on maailma parim juht, autojuht, korstnapühkija, ostja, müüja, kes iganes me ka oleme. Ma usun, et ta tahab käia meie kõigiga, meie igapäevatööde juures, toimetamistes. Ja ta on selle juures veel üks professionaalsemaid meie abimehi. Ma soovin, et see mõte võiks meid siin jõulunädalatel saata, et Jeesus tahab olla meiega igal meie erialalisel tegevusel ja kindlasti ka täna hommiku siin pühapäeval meiega. Aga me alustame nüüd koos ülistamisega. Kes jaksab, võib tõusta. Laulame koos.
Isa taevas, me austame sind. Isa taevas, me austame sind. Sul armastus toome, su ees pöövitame. Isa taevas, me austame sind. Kiidame sind Jumala poeg. Kiidame sind Jumala poeg. Sa päästsid meid patust ja tõid uue elu. Kiidame sind Jumala poeg. Püha vaimule tröstija sa. Püha vaimule tröstija sa. Sa juhid ja kannad ja rahu meil annad. Püha vaim, ole tröstija sa. Sa juhid ja kannad ja rahu meil annad. Püha vaim, ole tröstija sa. Austus, austus, austus tallele. Austus, austus, austus tallele, kes püha on ja väärt, et teda kiidame, kes oli, on ja jääb. Ta nime aus, siin kiitust laulame, au püha tallele. Austus, austus, austus tallele. Austus, austus, austus tallele, kes püha on ja väärt, et teda kiidame, kes oli, on ja jääb. Ta nime au, siin kiitust laulame, au püha tallele. Austus, austus, austus tallele. Austus, austus, austus tallele, kes püha on ja väärt, et teda kiidame, kes oli, on ja jääb. Ta
su lähedus, sinu tempel. Täis on ülistust, tõuse siis, las õnnistab sind me Jumal, meie laul, kui su embuses sind austame. Sinu lähedus las täidab meid. Oo, kui jauline on su lähedus, sinu tempel. Täis on ülistust, tõuse siis, las õnnistab sind me Jumal, meie laul, kui su embuses sind austame. Sinu lähedus las täidab meid. Oo, kui jauline on su lähedus, sinu tempel. Täis on ülistust, tõuse siis, las õnnistab sind me Jumal, meie laul, kui su embuses sind austame. Sinu lähedus las täidab meid. Jeesus, me täname sind, et sina oled hea ja sina oled siin koos meiega ja sina oled see allikas, millest meie võime ammutada. Jumal, ma tänan, et sina täidad meid ja sina toidad meid, Jumal, ja sa värskendad meid, kui me seda vajame. Jumal, ma tänan, et sinu arm on nii imeline. Ja ma tänan, et me võime tulla sinu juurde ja anda kõik sulle, anda kõik oma koormad ja anda kõik oma mured, Jumal, ja kõik selle argipäeva. Jumal, me võime tulla ja lihtsalt saada kosutatud sinu lähedalolust. Jeesus, ma tänan sind selle eest, ma tänan, et sa oled nii hea ja nii imeline. Nagu hirv igatse ibujade järele, nõnda minu süda igatseb sinu järele. Nagu hirv igatseb eojade järele, nõnda minu süda igatseb sinu
Jeesu ja ma ülistan sind. Nagu hirv igatseb veeujadel järele, nõnda minu süda igatseb sinu järele. Õnnistatud jätkuvat ootuse aega ja mina loen täna teile psalm 1. Ja see on õndsuse tee. Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas, vaid kel on hea meel issanda seadusest ja kes uurib ta seadust ööd ja päevad. Siis ta on otse kui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi. Ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. Aga nõnda ei ole õelad, vaid nad on nagu aganad, mida tuul laiali ajab. Sellepärast ei jää õelad püsima kohtus ega patused õigete koguduses, sest issand tunneb õigete teed, aga õelate tee läheb hukka. Õnnistatud kallist jõuluaega. Loen Luuka 21, 25-33. Jeesus õhutab valvama ja päikeses ja kuus ja tähtedes on siis tunnustähti ja maa peal rahvaste kitsikus ja nõutus merekohina ja veevoogude pärast. Inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste kartuses ja ootuses, sest taevavägesid kõigutatakse. Ja siis nad näevad inimese poega tulevat pilvede sees väega ja suure hauhiilgusega. Aga kuik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake ülesse, sest teie lunastus läheneb. Ta rääkis neile võrdumi, vaadake viigipuud ja kõiki puid. Kui nad juba pakatavad, siis seda nähes te tunnete iseenesest, et suvi on juba lähedal. Nõnda ka teie, kui te näete kõike seda sündivat, tundke, et Jumala riik on lähedal. Tõesti, ma ütlen teile, see sugupõlv ei kao. Ja kui kõik on sündinud, taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi. Aamen.
aitäh Segakorile toreda jõulumeeleolu sissejuhatamise eest ja nüüd me saame kõik koos veel laulda koos ka ühe jõululaulu Mul ära kingi kullasära. Sellel ajal paneme kokku korjanduse, nagu kuu esimesel pühapäeval tavaks. On meil 2 karpi, pruun karp kohaliku koguduse töö heaks, valge karp meie liidu keskuse töö heaks. Ja peale seda laulu ja laulu ajal saavad lapsed ka minna pühapäevakooli.
Teadete osa. Järgmisel pühapäeval on meil tavapärane teenistus kell 11, jutlustab Mari Vahermägi. Järgmisel pühapäeval õhtul 5-7 toimub siin laste jõulupidu, mis on pealkirjastatud Jõulurännak. See on kahtlemata väga huvitav üritus lastele. Selle ürituse flaiereid on võimalik saada veel sealt kõrvalt saalist laua pealt. Ma arvan, et me toome pärast neid siia ukse ette ka veel, et võtke neid kaasa, jagage lastele, kõik on teretulnud. Täna on viimast päeva võimalik osaleda veel kommikorjandusel. Nimelt kõik see annetus, mis kogutakse, sellest tehakse laste jõulupuule kommipakke. See on erikorjanduskarp ja see asub seal foyees laua peal. Te tunnete selle kindlasti ära. Ehk täna on viimast korda võimalus veel anda oma panus laste kommikarpidesse. Jõululaupäeval toimub meil jõululaupäeva teenistus algusega kell 4 siin, jutlustab Taavo Lige. Ja koguduse jõulupidu toimub 21. ehk 2 nädala pärast hommikul kell 11 pühapäeva hommikuse teenistuse raames. Aga see ei ole tavapärane teenistus, vaid see on erakorraline, täis üllatusi ja teistsugune. Ehk siis koguduse jõulupidu 21. detsembril kell 11, jah. Ja kõigil on võimalus ka kingitus kaasa võtta. Ja sellel aastal me teeme seda natukene eriliselt, et nimelt on meie vendus üks kogudus, kes on väga usinasti tegemas Lõuna-Eestis tööd, eriti lastetööd, Antsla kogudus. Ja nad on saanud oma koguduse hoone karbi kinni, aga neil on vaja veel saada koguduse hoonele peale katus. Ja katuseplekk, neil on nimelt katuseroovitus on seal juba pandud, kes seda pilti suudab siit ka näha, näeb, et roovitus on peal, aga plekki peal ei ole. Ja nad paluvad kõikidelt kogudustelt ja üksikisikutelt, et me võiksime neid ka toetada. Ja me otsustasime juhatuses, et see aasta me teeme nii, et me teeme jõulukingituseks Antsla kogudusele korjanduse. Ja kui sa soovid võtta meie koguduse jõulupuul kaasa kingitust, siis see kingitus mahub su rahakotti, võta see kaasa ja me paneme selle kokku ja saadame selle Antsla koguduse katuse ehituseks. Aga kingitustest rääkides siis üsna tihti võib olla, et kingitused valmistavad ja nende ostmine ja väljamõtlemine valmistavad suurt probleemi. Lembi tuleb, aitab meid natukene, annab mõned head kingi ideed ennem jõule. Tere
tere! Ma olen vahel raamatutest rääkinud, aga ma olen nagu olnud kitsa koha peal, sellepärast et, kuidas ma ütlen, viimastel aastatel ei ole ilmunud selliseid raamatuid, milleks ma võiks öelda, et jess, see sobib igaühele. Et on olnud nagu väga spetsiifilisi raamatuid, aga selliseid, mida ma võiks öelda, et vot see on nüüd jõulukink, ei ole eriti olnud. Ja ega ei ole tegelikult see aasta ka sellist absoluutselt erilist, aga on paar raamatut, mis on tõesti väärt raamatud ja ma tahtsin lihtsalt näidata. Üks on Bill Hybels, lihtsusta. Bill Hybels on teatavasti juhtimiskoolitaja, ise pastor, ta on väga hõivatud inimene, et selles mõttes ma ei saa ka öelda, et see raamat on kõigile sobilik, sest ta enne kõike suunab oma mõtteviisi nendele, kes on liiga hõivatud, kellel on liiga palju tegevusi, kes oma tegevuse on nii ära killustanud, et nad on peaaegu et ära kaotanud silmist selle, mis on oluline. Ja ta õpetab seda olulist ära tundma ja seda nagu oma päevaplaaniga sisse kirjutama. Ja tegelikult, kui sa seda loed, sa ei pea olema juht, sa tegelikult need samad ideed kuuluvad ju tegelikult kõik meile. Meil on vaja meie päevaplaanis seda vaikset aega, kus me saame palvetada, kus me saame sõna lugeda, aga tihtipeale need, kes on väga hõivatud, nad ei kirjuta seda oma päevaplaani ja siis päev läheb niimoodi käest ära, et sul seda ei olegi seda aega. Et pane see aeg oma päevaplaani ja pea sellest kinni. Siis kuidas lihtsustada oma suhteid, millistele suhetele öelda jah, millistele ei, kuidas panna maha need ülearused hingekoormad, kui sul on andestamatust, kui sul on selliseid kibedaid suhteid. Ta ütleb, mis teha, ta õpetab vahet tegema, mis on oluline ka suhetes, pane ka näiteks oma suheted oma perega oma päevaplaani, et sul teatud õhtud nädalas, vähemalt 3, veel parem kui 4, oleks ainult oma pere jaoks. Ühesõnaga sellised väga-väga head mõtted ja minu jaoks muidugi see andestuse peatükk oli praegu kuidagi väga eriliselt kõnekas. Aga ma just toon need teemad siit, kuidas taastada energiavarusid, kuidas rahaasjad korda seada, kuidas lihvida oma töist maailma, kuidas anda ruumi andestusele, kuidas võita hirmud, kuidas süvendada suhteringe, kuidas otsida Jumala kutset oma elus ja mis on siis sinu lihtsustatud elu tulemus. Et see on siis inimesele, kes on kurnatud, väsinud, ülekoormatud ja tunneb, et see kiire elutempo haarab endasse. Ja ega raamatud tänapäeval odavad ei ole, 16.50 on selle hind, aga kui te teate inimesi, kellele see oleks vajalik, ma arvan, et see on hea kingitus. Ja siis teine täiesti eriline raamat on selline. Kuldõunad hõbe Vaagnal, Riina Aasa. Ta on andnud paar raamatut sellist, mis on nagu sellised jutustavad, tunnistused tema elust, tema enda elulood, mis on ääretult ülestõstvad ja julgustavad, aga see on teistmoodi raamat. Ja siia ta on pannud kirja need sõnumid, mida aastate läbi Jumal on talle andnud. Ja ta on need sõnumid, kui tal on mingisugune asi, millega ta vaevleb, siis Jumal kõnetab teda ja ta on need sõnumid kirja pannud. Ja siis ühel hetkel, kui ta jagas neid kogudusega, siis keegi ütles, et pane need kirja kõigi jaoks. Ja selleks, et aru saada, mis see on, ma lihtsalt mõtlesin, ma natukene siit loen, alati on see, et kui sa tahad raamatut tutvustada, siis loe. Ja selle konkreetse peatüki pealkiri on pühendud enam, saad enam. Igaüks, kes veedab piisavalt aega mu jalge ees, mu jüngrite seltskonnas, hakkab ise ka varsti kandma sama õpetuse mantlit ja kaalu. Võimatu on olla minu jalge ees ja minna tühjalt ära. Oled pisut, saad pisut. Tuled harva, saad harva. Kui aga veedad palju aega minu sõnas, võtavad sinus kuju minu õpetuse struktuurid ja jooned ja sa hakkad nägema tervikut. Ja siis oled sa võimeline ka juba ehitamist juhendama. Ja nii edasi. Tule minu põlvele, ma hakkan sulle maailma tervikpilti minu riigist, minu valitsusest, minu õpetusest ja siis ma lasen su praktikale. Tal on sellised mõtted, mis on nagu Jumal öelnud talle, need on Jumala sõnumid temale. Ja siis ta paneb sinna juurde need salmid, millel see õpetus põhineb. Ta toob Heebrealaste 8.5. Moosest ju juhendati, kui ta hakkas valmistama telki. Vaata, et sa teed kõik selle kuju järgi, mida sulle näidati. Ja siis näiteks see, et Ezekielist, sina inimese poeg, jutusta Iisraeli soole sellest kojast ja nad mõõtku selle eeskuju ja visanda tempel ja selle sisustus. Ühesõnaga, ta annab selle olemusliku salmi siia juurde, millel see sõnum põhineb.
ja see on selline raamat, mida ei saa järjest läbi lugeda. Nad on mõtisklused, sa loed selle teema läbi, sa mõtled nende salmide üle, sa mõtled, kuidas ta haakub sinu eluga. Selline raamat, mille võtad lahti ükskõik suvalisest kohast ja võid otsida tänase päeva sõnumit, nii nagu see Jumal kõneleb, pisike raamat. 13.20 on hind. Ja siis, mis veel välja ilmus, meil on nagu kahetised tunded selle suhtes. Jaan Tammsalu on välja andnud 3. mõtiskluste raamatu. Olgu selle mehe otsused sellised nagu õiged või valed, kuidas me hindame, aga see Jumala armastuse südamist talle antud on, see on väga palju inimesi kõnetanud. Ja ilmselt kõnetab see uus raamat ka. Ma teda praegu siin näidata ei ole. Ja siis tõin müüki juba vaimulikud loosungid järgmiseks aastaks, kes selle järgi loeb, see teab, et see on olemas. Ja nüüd lihtsalt see palve, et kui kellelgi on mõte, tahaks kellelegi mingit raamatut kinkida, ma ei ole siia toonud palju koguseid, nad on mul enamasti ühe kaupa. Kui te kellelegi midagi tahate kinkida, tulge isiklikult minu käest küsima, ma toon, siis on ta siin kindlalt olemas sel hetkel, kui te ostma tulete. Aitäh! Selle Bill Hybelse raamatu kohta julgen küll soovitada, et seda võib rahulikult kinkida ka sekulaarse maailma inimestele. See on lihtne lugeda ja väga arusaadav, et see ei ole niisugune paduvaimulik kirjandus, et see on kõigile jõukohane. Me kuuleme koorilaulu. Koorilaulude vahel tuleb Aime ja tunnistab, kuidas Jumal on teda erilisel moel hoidnud viimasel ajal. Ja siis me kuuleme Taavo jutlust. Sa
kogudus ka minu poolt. Tahaksin teile rääkida oma möödunud pühapäeva õhtustest läbielamustest. Käisin, kõik õhtu hakkas ilusti, käisin Kaarli kirikus ja käisin seal advendikontserdil. Ja 7:30 tulin koju ja siis mõtlesin, et nüüd mul on aeg hakata oma seda osokoriiti tegema. Mul küll on lukk peale operatsiooni, natuke üle valutab ja arst käskis nagu teha. Või tähendab minna sinna polikliinikusse, et seal hakatakse tegema. See on 6 aja pärast alles ja siis ma mõtlesin, et mul on ju kodus väike tükikene osokoriiti ja ma teen ise. Ja ma olin enne ka seda teinud, midagi pole juhtunud, aga nüüd oli niisugune asi, et mul oli just telefonikõne. Ja see oli pikk kõne ja ma ei olnud tükk aega seda inimest näinud ja kuulnud ja unustasin muidugi kõik ära, mis mul seal köögis plita peal oli. Ja ma ei oleks selle peale tulnud, et see läheb põlema. Ja siis, kui siis see signaal hakkas juba hüürgama seal, see oli hirmus kaugel köögist, hakkas hirmus hilja. Ja ma pean teda nüüd muidugi lähemale tooma. Ja siis läksin kööki ja siis oli mul niisugune ehmatus, et terve köök oli tuld täis. Maast plita pealt kuni laeni. Ja kohe laialt, niisugune mul oli selline keeksi vorm, eks ole, selle laius, et nagu läks kohe ülesse. Ja siis niisugune pauk käis ja lamp armatuur kukkus maha ja täitsa kott pime. Mõtlesin, siis võtsin siis ruttu selle, mul oli Brita kann seal tühi ja viskasin, panin pool kannu, panin vett täis, ma ei tahtnud aega veel raisata selle vee peale, et panen pool kannu, et siis panen uuesti. Ja viskasin seda sinna õli sisse või selle rasva sisse, seda tohi üldse teha tegelikult. Ja siis oli niisugune asi, et täitsa niisugune, kõik tuli läks laiali, sädemed pildusid, sauhti sain vastu nägu seda suitsu. Aga õnneks see suits oli niisugune mahe ja ei olnud üldse tuline. Ja siis tähendab, võtsin siis uuesti selle Brita kannu, panin uuesti seda vett, siis ära me ei olnud seda niisugust, kohutavat plahvatust. Ja siis sain sellest tulest jagu. See on nii imeline tõesti, et see tuli läks nii ruttu ja et mu nägu jäi terveks. Ma ei saanud ühtegi niisugust sädet ega mitte midagi, ainult suits. Ja siis vaatasin, külmutuskapi peal hakkas põlema midagi. Mul oli seal paar pipakooti oma väikestele lastele ja ilusaid ja see äär, selle salfrati äär läks põles. Ja ma ei tea, kuidas see tuli, eks ole, ta oli eemal see, aga seal ta läks põlema ja siis ma kustutasin käega ära ja siis ma olin hirmus, et kust nüüd veel jälle tuli tuleb. Aga siis võtsin taskulambi ja vaatasin ja ootasin veel ja nagu kõik läks nagu üle ja oli vaikus. Ja siis ma mõtlesin, ma helistan telefoniga, aga kuna see telefon piiksus ka, et viimased signaalid, et ei saanud sellega helistada kuskile. Ja õnneks oli mul sõbranna seal kõrval trepikojas ja ma läksin tema juurde ja see ehmatasin ära, ma olin näost täitsa tahmane. Ühesõnaga kõik see suits ja kõik oli nii. Ja siis muidugi pesin seal ennast puhtaks ja panin kohe selle mobiili sinna seina ja et akuga laadida ja siis pesin seal ära ennast ja siis mõtlesin, et helistan pojale, et mis ma nüüd teen. Ja et kas ma helistan elektriku, kui sügavale see leek sinna lambi sisse läks, eks ole, ma ei tea sinna juhtmetesse. Ta ei ära helista kuskile, et ma tulen homme enne tööle minekut su juurest läbi. Aga mina pidin hommikul välja minema, ta tuli siis ja tegi ja sai pani pirni sinna lakke ja siis oli teinud terve lae mul ära sellest tahmast, kõik kohad täis. Terve selle köögilae tegi ära, aga muidugi ma pidin need kõik nurgad ja kapi uksed ja kõik muud tegema. See oli tõesti üks kohutav lühkimine, terve nädal aega ma lühkisin seda tolmu. Käsi on nii valus, või seda suitsu. Ja nüüd on kõik korras ja nüüd poeg tuleb remonti tegema. Ja see oli tõesti niisugune jumala hoidmine, et see oleks võinud ei tea, mis minna, eks ole, kõik põlema seal minna, aga sooja siis see kardin põles ka mul eest ära, köögikardin. Pliita oli hoopis eemal, nii et ma ütlen, see toss ja suits oli kõik nii, või see leek oli nii suur.
ja see kardin põles ära, pärast ma nägin, et oppimisriba, see on kardinariba, oli üks kränksas seal, kardinapuu ja kõik. Nii et see oli nii õnnelik õnnetus, et ma tänan Jumalat, et tõesti ta hoidis mind, et ma olen täiesti korras ja terve. Aamen. Õnnistatud teise advendipüha, armsad jumalateenistusel osalejad, ja soovin, et tõesti see jõuludele vastumineku aeg ja nii nagu me oleme advendi aega harjunud tähistama, Kristuse ootamise aeg, tema tulemisele mõtlemine, et see oleks meie igaühe jaoks ka tõepoolest see aeg, kus me mõtleme, et meil seisab ees kohtumine Kristusega palgest palgesse. Me elame taga igal päeval, käime koos, palvetame, otsime osadust Jumalaga, otsime osadust Kristusega, aga meid kutsutakse üles valmistuma selleks päevaks, kui Kristus tuleb tagasi. Ja kui te mäletate, siis 2 nädalat tagasi ma kõnelesin ka sellest valmisolekust, olla valmis ja olla ootel. Ja rääkisin sellest, et me oleme Kristuse kogudusena kui kihlaajas valmistumaks pulmapeoks ja ootamaks peigmeest. Ja ütlesin ka seda, et tahaksime, kui kunagi tulevikus edaspidi vaadata seda, millest see valmisolek seisneb. Sellest ei jõudnud tollel korral rääkida ja siis ma tahaksingi täna sellel teemal jätkata.
meie elus on olukordi, kus mõningaid asju tuleb teha esimest korda ja täna on minul niisugune situatsioon, et ma pean oma konspekti esimest korda arvutist vaatama, palun vabandust. Aga printer täna hommiku keeldus siin mind teenimast, et ma ei saanud seda konspekti välja trükkida ja ma tahan jälgida seda, mis veidikene siis siit arvutist, mida ma tahan teiega jagada. Nüüd on üldse otsadanud. Praegu võtsin välja. Isa, me oleme sinu ees. Ma tänan, et me oleme võinud täna sellel jumalateenistusel juba kogeda sinu lähedalu, kiita sind nende lauludega, kuulata neid laule, mis ka loovad meie südametes teataval moel seda jõulumeeleolu. Aga me ei otsi lihtsalt seda meeleolu, vaid Jumal, me igatseme sind ja osadust sinuga ja sinu lähedalolu kogemist. Isa, me igatseme seda, et sa oma sõna läbi ka täna võiksid meid kõnetada ja Jumal, et see sõna kukuks meie südametes ühele heale pinnasele ja see võiks vilja kanda. Ja see võiks vilja kanda meie elus sinu nime auks. Isa, me palume, et ka see jõulude ooteaeg ja Kristuse tulemisele mõtlemise aeg võiks olla tõesti oma väliste askelduste ja kiiruse keskel selline aeg, kus me võtame aega sinu jaoks, kus me võtame aega Kristus sinu otsimiseks, sinuga koos olemiseks, sinuga rääkimiseks, sinu hääle kuulamiseks. Ja isa, üks aeg on täna siin meie käes, sinu palge ees. Ma palun, et sa võiksid meid kõnetada ja meie vastu täna ka rääkida oma sõna läbi. Me palume seda Jeesuse nimel. Aamen. Ma tuletan meelde siis neid 2 salmi, milles eelmise korra sõnumi aluseks ma ka valisin ja need olid Luuka 21:36. Valvake siis igal ajal paludes, et te oleksite väärilised põgenema kõige selle eest, mis tuleb ja seisma inimese poja ees. Ja teine oli Matteuse 24:44. Seepärast olge ka teie valmis, sest inimese poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi. Mida tähendab see valmisolek? Seda valmisolekut saame me vaadata tegelikult erinevatest vaatenurkadest. Ja mõned neist puudutavad meid üksikusklikuna ja teised kogudust tervikuna. Ja samas mõned nendest omadustest või nendest asjadest põimuvad omavahel, mis puudutavad nii üht kui teist. Piibli valgel paistab päris selgelt, et see valmisolek ei ole midagi sellist staatilist, et mis on ühel hetkel sündinud ja nii see jääb ja nii see on. Vaid see valmisolek on omamoodi protsess, milles kaasas olemine ja selle käigus pidev muutumine on tõenduseks sellest valmisolekust. Nii et see ei ole midagi niisugust, mille kohta me saame lõplikult öelda, et nüüd sellest hetkest kõik on valmis ja ongi nii. Et ei ole nii, et mingisugused sündmused, mingid toimingud leiavad aset
ja siis oleme valmis ning meid säilitatakse selliselt konserveerituna kuni selle oodatava kohtumiseni Kristusega, kui Kristus tuleb tagasi ja me näeme teda palgest palgesse. Nii nagu nendest äsja loetud salmidest nähtub, tähendab valmisolek Kristuse tuleku aktiivset ootamist. Ja nendest salmidest paistab, et sealt kutsutakse meid üles valvama ja kutsutakse üles ka palvetama. Ja palvetama sellepärast, et me võiksime olla tugevad vastu pidama kõigis nendes olukordades ja läbi nende asjade, mis meid ees ootavad, mis selle maailma peale on tulemas. Ja teiseks palvetama sellepärast, et me oleksime valmis seisma Jeesuse ees. Et me oleksime valmis selleks kohtumiseks. Milliste asjaoludega me siis saaksime iseloomustada seda valmisoleku protsessi? Ma arvan, et esimene ja kõige tähtsam asi, mille juures ma täna tahaksin pikemalt peatuda, on meie uussünni, meie pääste küsimus. Ja nagu ütlesin, et natukene pikemalt, sest ma pean seda väga oluliseks. Päästetud saamine. Me saame selle kohta öelda, et see on nii hetk kui protsess. Jeesuse vastuvõtmine, südame ukse avamise hetk. Ja see on üldjuhul ajaliselt fikseeritav. Me väga paljud usklike inimestena teame seda hetke, millal me saime päästetud. Kahtlemata on ka meie hulgas neid inimesi, kellel see on olnud kui teatav protsess või mingi ajavahemik, mida ta võib nimetada selliseks Jumala poole liikumise ajaks ja siis on tulnud see teadmine, et ma olen Jumala laps. Aga väga paljudel usklikel on siiski teada üks kindel, konkreetne ajahetk, kui see nende elus on sündinud. Ja ma eristaksin tegelikult meie päästmise juures või nimetaksin seda hetke selleks uussünni hetkeks. Ja päästmist kui tervikut ma vaatleksin kui protsessi. Päästetud saamine haarab mitmeid momente, mitmeid aspekte, mitmeid etappe meie elus. See uus sünnihetk on see hetk, kui me palume Jeesust oma ellu. Palume teda oma päästjaks ja avame oma südame talle ja ütleme, et Jeesus, anna andeks minu patud, võta mu elu ja tule ja ole siin valitseja. Me saame oma patud andeks, me saame selle teadmise ja selle kogemuse, et meie süda on puhtaks pestud Kristuse verega. Meie patud on andeks antud ja me teeme selle teadliku otsuse, et me tahame järgida Kristust, me tahame teenida Jumalat, me tahame arvestada tema reeglitega, tema seadmistega oma elus. Ja sellega kaasneb see teadmine, et meie nimi on taevasse kirja pandud. Jeesus ise peab seda väga oluliseks ja kui te mäletate, mida ta ütles jüngritele, kes tulid tagasi nende ülesannete täitmiselt, mida Jeesus neile oli andnud ja läkitanud nad kahekaupa, ja nad tulid tagasi, rääkisid Jeesusele sellest, mis on sündinud, mis on juhtunud, ja nad rõõmustasid selle üle. Ja Jeesus ütles, ometi ärge rõõmustage sellest, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud. See teadmine on oluline. Ja see, kuidas me Jumalaga üldse suhtestuda saame, kuidas me taga kontakti saame astuda, see sünnib usu läbi. Ja nii sünnib tegelikult ka meie pääste usu läbi. Nii see uussünni hetk, kui see protsess, mis sellele meie elus järgneb, see sünnib usu läbi. Heebrea kirja autor ütleb meile 11. peatükis 6. salmis, aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane,
Sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Päästest ja päästetud saamisest rääkimine on mõnigi kord ümbritsetud teatava emotsionaalse ja võib-olla vahel isegi mingil määral ebamäärasega, mida ei osata täpselt defineerida ega seletada. Ja isegi osadest jutlustest jääb mulje, et päästmine on mingi emotsionaalne kogemus. Päästmise kogemusega võivad küll kaasneda emotsioonid, aga arusaam päästest kui lihtsalt emotsionaalsest kogemusest on tegelikult eksitav. Tegelik evangeeliumi sõnum, evangeeliumi kuulutus, nii nagu ta esineb piiblis, koosneb kindlatest ja lihtsatest faktidest. Ja päästmine seisneb nende faktide teadmises, uskumises ja nende järgi toimimises. Nii et ei ole esmatähtis see emotsioon, mis sellega kaasneb. Need võivad olla, aga see ei ole kinnitus selle pääste kohta. Vaid me saame teada seda, mida tähendab päästetud saamine Jumala sõna alusel, Jumala sõna kaudu. Me usume sellesse ja siis me toimime selle järgi. Tahaksin siinkohal välja tuua need 4 fakti, mis on selle päästesõnumi, rõõmusõnumi evangeeliumi aluseks. Vaatame 2 teksti, mida apostel Paulus on kirja pannud. Esimene neist on Rooma kirja 4. peatükk, salmid 23-25 ja loeme need. Aga et see arvestati talle õiguseks, ei ole kirjutatud üksnes tema pärast, vaid ka meie pärast, kellele see samuti arvestatakse, sest me usume temasse, kes äratas surnuist üles meie issanda Jeesuse, kes loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles meie õigeks saamise pärast. Paulus räägib siin Abrahamist ja sellest, et piibel räägib sellest, et Abraham mõisteti õigeks usu tõttu. Ja ta kannab selle mõtte nüüd edasi siis oma kaasaegsetele ja selle kirja saajatele, Rooma kirja saajatele, ja ta ütleb, vaid ka meie pärast, kellele see samuti arvestatakse, sest me usume temasse, kes äratas surnuist üles meie issanda Jeesuse, kes loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles meie õigeks saamise pärast. Ja teine kirjakoht, kus Paulus seda sama teemat käsitleb, on 1. Korintuse kirja 15. peatükk ja sealt loeme 4 esimest salmi. Aga nüüd ma teen teile, vennad, teatavaks evangeeliumi, mida ma teile olen kuulutanud, mille te ka olete vastu võtnud, milles te ka seisate ja mille läbi te ka pääsete. Kas te peate kinni sõnadest, millega ma teile evangeeliumi kuulutasin? Muidu olete küll ilmaaegu saanud usklikuks. Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud, et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ja et ta maeti maha ja äratati 3. päeval üles pühade kirjade järgi. Rooma 4., mida me ka siit lugesime, Paulus analüüsib Abrahami usku ja seab selle eeskujuks kõigile kristlastele. Ta toob esile selle, et Vana-testamendi järgi Abraham ei mõistetud Jumala ees õigeks mitte tema tegude põhjal, vaid usu kaudu ja see arvestati talle õiguseks. Ja Paulus toob esile 3 selget fakti. Jeesus anti surma meie üleastumiste pärast, Jumal äratas ta surnuist üles ja 3, kui me usume seda, et Jeesus tegi seda meie eest, siis meid mõistetakse õigeks. See tähendab, käsitletakse kui õigeid Jumala ees. Ja tegelikult seda sama asja Paulus kirjutab ka korintlastele.
ta mainib neid samu 3 asja, ja mida ta oli neile kuulutanud ja mille läbi korintlased olid saanud päästetud. Esiteks, Kristus suri meie pattude eest, teiseks ta maeti ja kolmandaks, ta äratati 3. päeval üles. Neid 2 kirjakohta silmas pidades on kerge näha neid fakte, mis moodustavad selle rõõmusõnumi, evangeeliumi põhialuse. Need seostuvad vahetult Jeesuse Kristuse isikuga ja eelkõige tema surma ja ülestõusmisega. Mitte niivõrd tema maise elu ja isegi tema õpetusega, vaid evangeeliumi põhialus on just see, mida Kristus tegi, lunastades inimkonna Golgatal. Need 3 fakti, et Kristus anti Isa poolt karistuseks surma meie pattude pärast. Ta maeti ja Jumal äratas ta üles 3. päeval. Ja siia lisandub see 4., et meid mõistetakse õigeks, kui me usume neid fakte. Aga faktide teadmine üksi ei aita veel meid. Neid tuleb kasutada, neid tuleb vastu võtta ja neid tuleb oma ellu rakendada. Selles mõttes me saame rääkida mõistuse usust ja südame usust. Mõistuse usk on lihtsalt faktide intellektuaalne omaksvõtmine, mõistuslik omaksvõtmine. Südame usk toob aga midagi kaasa. Ja see toob kaasa selle, et me positiivses mõttes vastame nende faktide vastuvõtmisele. Me reageerime nendele. Uus Testament näitab meile selgelt, et pääste kogemine saab osaks meile, kui me isiklikult reageerime evangeeliumile. Me leiame erinevaid sõnu Uues Testamendis ja erinevaid kirjeldusi, mis kirjeldavad sellist isiklikku reageerimist evangeeliumile. Mida see vastuvõtmine tähendab või kuidas see toimib? Ja olgu siinkohal lihtsalt meie usu kinnituseks täna, nende vanade tõdede taaskinnitamiseks ja meelde tuletamiseks neid piiblikohti ka meelde tuletatud uuesti. Rooma 10. peatükk, salmid 9 ja 10. Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse. Sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. Paulus selgitab, et pääste tuleb südamega uskumise ja evangeeliumi tõe suuga tunnistamise kaudu. Rooma 10.13 räägib Paulus Jumala palumisest, issanda poole hüüdmisest, sest igaüks, kes hüüab appi issanda nime, päästetakse. See on jällegi inimesepoolne vastureageering või vastutoiming. Ta hüüab appi issandat, et ta võiks päästetud saada. Matteuse 11.28 kasutab Jeesus sõna tulema, kirjeldamaks seda viisi, kuidas evangeeliumi kutsele vastata. Ta ütleb, tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Johannes evangeeliumis Jeesus lisab sellele kutsele imelise tõotuse, kes minu juurde tuleb, seda ma ei aja välja. See toetab ja julgustab nende usku, kes igatsevad sellele kutsele vastata. Kui Jeesus kord kõneles Samaaria naisega Jaakobi kaevul, kasutab Jeesus pilti vee joomisest evangeeliumi vastuvõtmise tähenduses. Aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Ja hiljem
veel Johannese evangeeliumi 7. peatükis, kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Ja Ilmutuse raamat ütleb, vaim ja mõrsja ütlevad, tule. Ja see, kes kuuleb, öelgu, tule. Ja janune ja tulgu, kes tahab, võtku eluvett ilma tasuta. Apostel Johannes kasutab evangeeliumi kutsele aktiivse reageerimise tähenduses sõna vastu võtma. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei lihatahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast. Vastuvõtmine usu läbi toob kaasa selle Jumala lapseks saamise, mida me nimetame uuesti sünniks. Kristus räägib sellest kui ülevalt või uuesti sündimisest. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki. Ja selle isikliku reageeringu olulisuse toob meile esile ka Ilmutuse raamatu tekst, kus on meile nii tuttav salm, mis on paljudel võib-olla juba pühapäevakooli ajast ka pähe õpitud. Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Nende näidete põhjal, mida ma olen nüüd nii arvukalt toonud Jumala sõnast, on selgesti näha, et evangeeliumi kutsele tuleb usu läbi reageerida, usu kaudu sellele vastata. Veel üks asi. See vastus, see reageerimine on väga isiklik. Seda ei saa mitte keegi teine meie eest teha. Hüüda tuleb ise. Tulla tuleb ise. Juua tuleb ise. Vastu võtta tuleb ise. Evangeeliumi kutsele tuleb isiklikult reageerida. Iga inimese pääste või sellest ilmajäämine sünnib inimese enda vastutuse tulemusena. Me vastutame ise selle eest. Jumal esitab kutse ja Jumal pakub seda päästet kõigile, kes igatsevad. Aga sellest osasaamine sõltub sellest, kuidas me reageerime. Kas me võtame selle vastu? Kas sa oled päästetud? Kas sa oled uuesti sündinud? Kas sul on kindel teadmine sellest, et sa oled päästetud Jumala laps? Kõige tähtsam asi meie elus on teada vastust nendele küsimustele. Ma olen pikalt peatunud selle juures, aga ma arvan, et see on ehk kõige tähtsam osa ka selles valmisoleku mõttes, millest me räägime, kui me räägime valmisolekust kohtumiseks Kristusega, kui ta tuleb tagasi. Siin on veel mitu punkti, mille juures ma tegelikult tahan peatuda, aga ma tänagi jätan sellel kohal pooleli ja kui Jumal lubab, jätkame mõnel teisel korral nendest ülejäänud punktidest, mida ma pean ka oluliseks selle valmisoleku juures ja mida piibel meile näitab. Aga olgu täna meelde tuletatud ja põhjalikult meelde tuletatud see, mida tähendab uus sünd, mida tähendab päästetud saamine, päästmisprotsessi algus meie elus. Kui ma rääkisin seda, et päästmine on kui protsess, siis meie lõplik pääsemine sünnib tegelikult siis, kui me kohtume Kristusega, kui ta tuleb tagasi. Siis me oleme ka päästetud kõigist nendest kiusatustest ja patukohalolekust, mis praegu meid veel ümbritseb. Aga see päästmise protsess algab selle hetkega, mida me vahest oleme ka harjunud päästetud saamiseks nimetama. Aga ma pigem nimetaksin seda selleks uuesti sünniks.
uus sünd, Jumala riiki. Esimesed hingetõmbed selles elus, mida Jumal pakub. Ja veel kord, kas sa oled seda kogenud? Kas sa tead, et sa oled Jumala laps? Kas sa tead, et sinu nimi on taevas kirjas? Need on olulised küsimused, millele sa pead täna jälle uuesti oma südames vastama. Ja kui sul on kahtlus, kui sa ei tea või kui sa tunned seda, et ma ei ole seda kunagi veel omanud, siis Kristus täna pakub seda. Ütle oma lihtne palve temale ja tema tahab aidata, tema tahab vastata. Tema on see, kes päästab. Meie Issand Jeesus Kristus, kelle tulemist me ootame, kelle tulemisele me vastu liigume ja kelle esimest tulekut siia maailma me jõulude ajal jälle meenutame. Olge õnnistatud ja läheme nüüd palves Issanda ette. Ja ka nendele küsimustele mõeldes, oma palves saad sa oma südame Jumala ette valada. Võtame kaasa ka ühe palvesoovi, mis kogudusele on esitatud 2 naisterahva tervise pärast, kes on haiged, ja palvetame nende pärast. Ja toome täna kogudusega tänu Jumala abi ja hoidmise eest ka Aime elus, mis talle osaks sai, kuidas Jumal oma inglite kaudu hoidis ära suurema õnnetuse ja Aime ise võib olla terve meie keskel. Täname Jumalat selle eest. Kas on veel palvesoove? See Filipiinide see taifoon, jah? Ja Jumal on kogu selle universumi valitseja ja ka loodusjõud alluvad temale. Me saame palvetada selle pärast. Kas on veel? Kui ei, siis tõuseme. Isa taevas, ma kogu südamest tänan sind, et sa oled andnud oma sõna ja sa oled andnud oma püha vaimu, mille kaudu me võime õppida seda, kuidas me saame sinu lasteks, kuidas me oleme tulnud sinu riiki ja kuidas me võime teada seda, et meie nimi on kirjas taevases eluraamatus. Me oleme lepitatud sinuga. Me võime olla Jumala lapsed. Isa, siin on terve hulk inimesi täna, kes võivad öelda seda, et nad on sinu lapsed, nad on sinu omad. Ja me saame üheskoos sind tänada. Aga issand, sina tead ja sina näed, kelle südames täna on kahtlus. Või võib-olla on siin täna ka keegi, kes ei saagi seda öelda, et ta kunagi seda oma elus oleks võinud kogeda. Et ta on sinu poole palvetanud, et ta on oma patud sinu käest andeks palunud ja ta on saanud oma südamesse selle teadmise, et ta on sinu laps. Isa, aga me täname sind, et täna on veel armuaeg ja nendelgi inimestel on võimalus kummardada sinu ette, oma alandlik palve tuua sinu ette ja paluda andeks oma patud, parandada meelt, usu läbi vastu võtta Jeesus päästjana oma südamesse ja kogeda uut elu, kogeda päästet ja vastu võtta püha vaim, kes toob selle teadmise Jumala lapseks olemisest meie ellu. Isa, palun, et sa sirutaksid oma käed ja puudutaksid igat palvetajat praegu
siin selles Jumala kojas. Ja kui me täna kogudusega koos, sinu lastega koos, mõtleme taas sellele ohvrile, mille Jeesus on toonud, ohverdades oma elu selleks, et meil võiks elu olla. Isa, ma palun, aita meil seda mõista uue sügavusega. Ka sellel advendi ajal, sellel Kristuse tulemise oote ajal, kui suur on see väärtus, kui suur on see hind, mille sina, Jumal, oled maksnud. Ja meie ei peagi enam maksma, vaid me võime üksnes usu kaudu selle vastu võtta ja olla selle osalised. Jumal, Nõmme koguduse liikmetena, sinu lastena täna me võime olla selle armu osalised. Olla selle koguduse liikmed, kes ootavad sinu tagasitulekut, Jeesus. Ja aita meil olla valmis. Aita meil olla valvel. Ja aita meil päevast päeva veel sügavamalt ja veel paremini mõista sinu sõna, tunda seda, tundma õppida seda, tundma õppida sind. Ja nii nagu Peetrus seda ütleb, et me võiksime kasvada Jumala armus ja tema tundmises. Jeesus, ma palun, et see sõna, mida me täna sinu sõnast oleme taas meelde tuletanud, see võiks saada elavaks sinu vaimu läbi meie vaimus. Ja kui me läheme siit paigast, me võiksime minna rõõmuga, julgustatutena, üles tõstetutena, kinnitatutena ja selle teadmisega, et meie nimi on kirjas taevases eluraamatus. Isa, sa tead ka teisi palveid, mis on tõusmas praegu võib-olla südametest sinu ette. Mis valdkonnas need iganes on, kus keegi vajab lahendusi, kus keegi vajab muutumist, kus keegi vajab sinu abi ja sekkumist. Isa, tänu, et sa kuuled palveid, tänu, et sina tahad aidata, sa tahad innustada, sa tahad julgustada ja sa tahad edasi viia, täita oma vaimuga. Isa, ma palun, et me sinu lastena võiksime olla need teenijad, sinu teenijad ja selle kaudu ka kaasinimeste teenijad. See, milleks sa meid tegelikult oled kutsunud. Ühest küljest, et meid päästa pimeduse meelevallast ja meie pattudest, aga teiseks selleks, et me teeniksime oma ligemisi. Teeniksime sind. Armastaksime sind üle kõige ja oma ligemist nii nagu iseennast. Isa, aita meil olla teenijad. Ja me toome need ühised palved sinu ette. Täname sind, et sa oled Aimet imeliselt ka hoidnud teda ennast selle õnnetuse keskel ja et see materiaalnegi kahju ei ole olnud nii suur. Issand, tänu, et sa läkitad oma inglid, et sina aitad, sina hoiad ja sa näitad ka selliste olukordadele läbi, kui suur sa tegelikult oled. Isa, me palume nende 2 naisterahva pärast, kelle tervise pärast on eestpalve toodud. Issand, et sa aitaksid neid selles haiguses, me ei tea täpsemalt, aga tänu, et su sõna julgustab meid ka selles osas palvetama, sest sa oled öelnud, et sinu vermete läbi on meile tervis tulnud, Jeesus. Puuduta neid 2 naisterahvast. Ja Isa, me pöördume sinu poole ka selle palvega, et sa aitaksid neid miljoneid inimesi, kelle elu on ohus ka seal Filipiinidel selle loodusjõu tõttu. Isa, ma tänan, et ka need loodusjõud alluvad sinu korraldustele. Need alluvad sinu väele. Ja Isa, me palume,
armu neile inimestele seal paigas. Kui see võiks olla, säästa nende miljonite inimeste elu ja aita, et neil oleks veel võimalus pöörduda sinu poole. Need, kes ei tunne sind ja sinu lapsed, kes selles olukorras on, nad võiksid olla täidetud sinu rahuga ja nad võiksid olla selle rahu külvajad, sinu tunnistajad. Isa, me jätame ka selle palve sinu ette ja täname, et sa oma armust kuuled. Olgu kiidetud sinu nimi. Amen. Laulame koos lõpulaulu, nüüd süttib küünlaid tuhandeid ja väikese vaheaja järel on meil issanda surma mälestamine siinsamas saalis. Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja püha vaimu osadus jäägu meie kõikidega. Amen.